Tere tulemast webinarile, kus ma võtan pulkadeks lahti selle, kuidas leida väga hea tooteidee ja mitte ainult. Mitte ainult sellepärast, et üksi tühi tooteidee tegelikult on nagu tühi õhupall, et see ei kanna kaugele. Meil on vaja ka head turgu, kuhu see toode istutada. Kui peenar on täis, siis uued seemned ei saa seal edukalt suureks kasvada. Mul on mega hea meel, et sa liitusid. Olen sulle kokku pannud hästi praktilise koolituse. Kirjuta mulle chatti, mis kohast sa palun kuulad mind. Miks ma seda küsin, on see, et Eesti Amazoni kogukond on tõepoolest kõikjal Eestis, on Hiiumaal kadakate vahel, on Võrumaal, on Tallinnas loomulikult. Mul oleks mega huvitav vaadata seda nii-öelda hashtag asukoha vabaduse koha pealt, et mis potentsiaali meil siin on, kuhu on potentsiaali luua asukoha vabadus. Jah, meil Tallinnas on ju kõvasti seda ettevõtjaskonda, aga kui keegi on kuskil pisikeses külas või nii, siis just eriti kirjuta, kus kohas sa oled. Tartu, äge, Pärnu. Väga minna. Ma vaatan pärast selle nimekirja ilusasti üle. Jagan sinuga ekraani, et sa näed mind ilusti. Nii. Ja kuidas leida tooteid, mis päriselt raha teevad? Ma tahan hoiatada selle eest, et siin on hästi oluline teada, et toode ja turg peavad käima käsikäes ja ma arvan, et ma olen üks väheseid koolitajaid üldse ka YouTube'is, kui sa võtad rahvusvahelise mastaabi, kes räägib sellest olulisusest, et toode üksi ei kanna sind kaugele. Ja miks ma sellest räägin, on see, et ma olen ise üdinisti praktik. Ma ei ole mingi teoreetik, kes on vaadanud kellegi koolituse ära ja siis tuleb targutab mingisuguseid teisi teadmisi. Meil on tänaseks tiimiga, ma ei ole üksinda, meil on 10-liikmeline tiim. Meil on 3 Amazoni ettevõtte loomise kogemus, ühe müüsime maha Eesti suurima exiti väärtuse eest eelmisel detsembril. Siin on selle maha müüdud ettevõtte kuukäibe graafik. Sa näed kasvu, sa näed kuukäivet 400K, sa näed kuu ja aasta kasvu, eks ju. Ja jah, meil ongi niimoodi, et me päris kiiresti suudame kasvada, skaleerida, kui sa oled rahvusvahelisel turul, sest et seal on palju inimesi. Come on! Mitte nagu Eestis, et on sul 5% kasvu ja siis justkui nagu on nagu naelutatud, on ju. Mul on 6 aastat kogemust ja ma ikka päris kõvasti olen teinud vigu. Olen teinud 5-kohalistesse summadesse ulatuvaid vigu korduvalt ja sellepärast ma tunnen praegu täitsa nagu okeilt sulle oma teadmisi jagada ja panin hästi palju praktilist infot siia sisse, et sa ei peaks neid samu 5-kohalisi vigasid ise oma raskust kinni maksma. Samuti ma tahaks olla pigem nii-öelda naabritüdruk sulle, mitte mingi ülevalt alla targutaja, sest ma ei ole kuidagi moodi erilisem kui sina. Kui ma alustasin, siis ma just oli sündinud mu 3. laps, eks-abikaasaga elasime Aasias, hoopiski oli nagu siuke väljaspool turvatsooni. Mul ei olnud raha, mul ei olnud aega, mul ei olnud teadmisi, Amazoni asju ei olnud võimalik õppida siis, kui mina alustasin, eriti kuskilt, et sa pididki ise leiutama, ise just kui võsast läbi raiuma ennast. Ja mul ei olnud tutvusi ka, kes mulle nagu peo peal ette kannaks teadmised. Täna mul on küll tiiva all üle 300 ettevõtja, kes ka rahvusvahelistes vetes suuri kalu püüavad ja nende jaoks ma loomulikult annan teadmised kõik, mis mul on. Aga mul ei olnud sellist inimest. Nii et alustasin täiesti tühjast kohast. Ja mis on siis see, mida me Amazonis teeme? Kujuta ette, et sa lähed Selverisse ja sa kõnnid riiulite vahel ringi ja kõik tooted, mida sa seal näed, on põhimõtteliselt alasti su ees. Sa näed ära, palju nad teevad kuukäivet, sa näed ära, mis on nende hooajalisus, sa näed ära, mis võiks olla nende potentsiaalne väga tõenäoline kasumimarginaal, sa näed ära, mitu tükki nad kuus müüvad, ehk siis mis võiks olla sinu tootmisvõimsus ja sa näed ära, kas need tooted vajavad edasist arendamist või kliendid on 100% tootega rahul. Kui äge olukord see veel on, nagu meile meeldib. Ja kui see juba ei tundunud sulle äge, siis miks Amazoni suur asi on,
ta on suur asi, sest nad on teinud väga palju asju õigesti. Sisuliselt ühe platvormiga sa saad kätte kõik maailma riikide e-kaubanduse kliendid. Jah, igas riigis nagu Eestis me ei saa olla Prime'i liikmed, ehk siis me ei saa tasuta kaupasid kätte, aga ilmselt oled sa tellinud kaupa UK või Saksa Amazonist ja sa oled ilmselt seda teinud sellepärast, et kas hind on soodsam või valikut on rohkem. Sama asi kehtib globaalselt ka. 200 pluss riiki on peaaegu 200, ütleme, et 190-sse levivad Amazoni tiivad. Amazon on ettevõtjale väga mugav. FBA mudel ehk siis Fulfilled by Amazon tähendab seda, et hiiglaslikes Amazoni ladudes hoitakse sinu kaupa, mida sa saadad suure aluse, suure konteineri, kas või ühe pappkastitäie sisse. Ja nii kui üksikud kliendid teevad ostu, siis Amazon ise tarnib need üksikud pakid klientideni. Sul ei ole vaja tegeleda laopersonaliga, lao rentimisega, lao koristamisega, elektriarvete maksmisega, talvel lume lükkamisega lao juurest. Selle teeb Amazon sinu jaoks kõik ära ja väga konkurentsivõimelise hinnaga. Sa ei suudaks sama teenust ise soodsamalt pakkuda. Ja see on sellepärast, et Amazon on nii suur, tal on mastaabisääst, kuna ta lihtsalt tassib miljoneid pakke iga päev laiali. Klient on juba siin. Kui sa tead, et oled näiteks teinud Shopify poodi, siis conversion võib olla 1-2% ja siis tundub, et ja väga normaalne. Meie conversion on 5-30, ma ütleks. Võib ka 40-50 olla, kui on väga hästi läinud. Klient on juba siin. Me ei pea segamisturundusega a la Facebook, Instagram. Me ei pea segamisturundusega tema tähelepanu võitma. Ta tulebki Amazoni platvormile, et kaup kätte saada. Amazon neelab päris suure portsu, mida aastad edasi füüsiliste poodide käibeid, kuna tarne on tasuta suurtes riikides, kus Amazon on ja seal on kõige suurem tarbijaskond taga. Meile kõige lähem by the way on Rootsi, nii et ei ole üldse kaugel Amazon enam meist. Väga hea on ettevõtjana toimetada siin platvormil, kuna turuinfo vedeleb maas. Me ei lähe mitte kunagi Amazonis müüma ühtegi toodet puhtast romantikast, et ma mõtlen, et vau, ma ikka nii väga tahaksin, nagu mul on see probleem ja ma teen selle toote ja ilmselt kõikidel inimestel on seda vaja. Ma teeks suurimaid vigasid ettevõtjate puhul, et me läheme nagu romantiliseks kätte ära. Amazoni puhul sükest viga teha ei saa, sest et me ei too tooteid turule, kui kliendid ei otsi. Otsing peab olema olemas ja me ei too tooteid turule, kui me ei ole saanud lugeda konkurentide reviewdest või küsimustest, mis me peame selle tootega paremaks tegema. Me ei tule kunagi MeToo tootega ja me ei tule tootega, mis on nii revolutsiooniline, et keegi isegi ei tea, et ta eksisteerib. Mega hea asi on see, et ostjad tegelikult brändist väga ei hooli, nad hoolivad rohkem 5 tärni tagasisidest, nii et kui sa oled suurte brändide kõrval 5 tärni tagasisidega, kliendi tagasisidega ja suurel brändil on tagasiside näiteks 4 või 3,5 tärni, siis sa saad selle ostu väga suure tõenäosusega endale. Ühe õnnestunud tootega võib teha 6-kohalisi kuukäibeid, see on siis 100 000 pluss. Selle me tegime läbi oma esimese ettevõttega, olime kontori kategoorias globaalses mastaabis. On see suhteliselt tavaline ja marginaalid ja conversionid 15-40% mõlemad. Ei ole nagu väga midagi joriseda. Jah, 40% ei ole siis, kui sa alustad ja õpid, eks ju, et sul on vaja siin ikkagi seda masinavärki tuunida, aga seda saab tuunida sinnamaani. Meie täna, ma näitan päris numbreid ka, kus me oma 3 ettevõttega oleme olnud, siis sa näed sealt meie igapäevast seisu hiljem. Ja miks ma ise kunagi 6 aastat tagasi Amazoniga alustasin, varasemalt tegelikult olin teinud väga palju erinevaid ettevõtteid, sisearhitektuur, digiturundus, turistinänni tootmine, mööbel, aga jäin Amazoni peale, sest et see on kiirelt skaleeritav äri. E-kaubandus on megatrend, praegu on see aeg, kui e-kaubandus tõstab pead ja hakkab sajaga tormama, nii et sa hüppad sellise rongi peale, mis juba sõidab, sul ei ole vaja lükata justkui nagu oma jõuga mingisugust inertsi millelegi sisse. Me oleme rahvusvahelised, kui ühes globaalses regioonis midagi juhtub, siis teised globaalsed regioonid on võib-olla sellest puutumatud, näis nüüd, mis majanduskriis või majandusolukord praegu teeb,
aga me ei ole niimoodi, et üks turg kukub tagant ära ja meil on ettevõte kinni, et me saame sama tootega minna järgmistele turgudele, mis on vähem puudutatud, mis iganes murest. Klient ütleb meile alati, mida ta tahab, meie asi on mitte seda ignoreerida ja ülla, see võib tunduda sulle imelik, aga väga paljud meie õpilased üritavad seda reeglit rikkuda, nad üritavad ise välja mõelda toodet turu jaoks. Ei, me loeme review'sid, me loeme küsimusi ja selle abil toome kindla peale tooteid turule, mitte ei lähe ehku peale asju tegema. Väga tavaline kasv on meil year to year on 100–300%, nagu sa nägid ka sellest graafikust. Ja kui kasv on alla 100%, siis väga sageli me lähme exitisse ehk müüme selle ettevõtte portfelli maha nendele suurtele kokkuostjatele, kes tahavad siis nii-öelda maintainida ehk hoida portfelli tooteid oma suures süsteemis. Meie asi on justkui kasvatada need väiksed brändid ülesse. No see on meie valitud tee, sa ei pea niimoodi tegema. Lihtsalt, et exititega teenitakse veel suuremad rahad kui igapäevase ettevõtte jooksutamisega. Võib kõlada nagu veidralt, aga nii on. Ärimudelist. Me teeme igapäevaseid asju natuke paremaks. Kui ma mõtlen startup-induse maastiku peale, siis seal lendavad ringi ükssarvikud, mingisugused imeloomad. Meie tegeleme väga maiste asjadega, väga lihtsasti katsutavate ja arusaadavate asjadega. Igal ühel meist on mingi töökogemus, hobikogemus, kodus, ma ei tea, kas sa hoolitsed aia eest või sa hoolitsed, ma ei tea, koristamise eest, mis on sinu ülesandeks pandud, sul on mingi kompetents olemas ja kõik selle elus saadud kompetentsi me võime tegelikult Amazonis toodete arendamises panna enda jaoks tööle. Ja ärimudel, kuidas see siis toimub, on see, et me vaatame, kas see toode, mida ma soovin müüa, kas seda üldse otsitakse. Väga oluline, et meil oleks, ma ei tea, vähemasti 250 otsingut kuus, no 300, eks ju. Et kui sa mõtled siin conversion rate'i ehk ostu tegemise sagedust 10%, siis 300 otsinguga sa teed vähemasti 1 müügi päevas. Alustamiseks on see okei. Hiljem ma tahan, et sa jõuad 10 müügini päevas ja siis me võtame juba rasvasemad nagu võtmesõnad ette, otsisõnad. Lõpphind, mida sa USA Amazonis näed, peab jaguma 6-7-ga, see on sinu tootmishind. Nii et sa tead nüüd, millega jagada, et saada kätte oma tootmise budget ehk eelarve. Kas sa mahud turule on väga oluline välja selgitada. Tooteid ei tohi olla üle poole lehekülje, maksimaalselt üle 1 lehekülje, sest nii kui sul on tooteid ja konkurente 3 lehekülge, siis sa maandud olukorda, kus sa pead kindlasti hakkama ostma PPC reklaami. Iga klikk võib sulle maksta 50 senti kuni $4. Ja see asi läheb alustamiseks kalliks ja alustamise ajal ma kindlasti ei soovi, et sa teeksid lisakulutusi. Nii et pool lehekülge, maksimum lehekülg konkurente, rohkem ma ei taha lubada. Siis läheb juba 2.0-iks ja seda me teeme hiljem, kui on oskused kätte saadud. Oluline on teada, kuidas ma saan eristada oma toodet niimoodi, et ma hinda ei tõsta. See tulebki välja kvalitatiivsest, kvantitatiivsest analüüsist, kui sa loed review'sid ja küsimusi. Me saame hästi teada, mis on juba turul müüdavad kogused. Ma pean nendega arvestama, sest Amazon paneb otsingus ettepoole need tooted, mis müüvad rohkem läbi. Ja kui mina lähen poole väiksema kogusega peale ja plaanin müüa poole vähem, siis Amazon mind kunagi esimeste sekka ei reasta, sest ma müün lihtsalt vähem läbi. Siit väike tarkusetera, et selline Stockmanni toodetega me päris peale minna ei taha, eksklusiivsete kallite toodetega me peale minna ei taha, me pigem tahame igapäevaste toodete juurde jääda ja hinnatase siis selline, ma ei tea, Maxima näiteks, on ju. Järgmisena loon listingu ja toodan oma koguse valmis, saadan kauba Amazoni lattu, siis tegelen lansseerimisega ehk näitan Amazonile, et minu kauba järgi on nõudlust, võib-olla lasen hinda natukene allapoole, võib-olla kasutan Amazoni siseseid programme, millega saab review'sid sisse osta. Osta selles mõttes, et kauba on nad tasuta ja siis reviewerid, selline programmi nimi on Wine, reviewerid kirjutavad sulle suure tõenäosusega siis review'ga lansseerimise, siis võib-olla PPC-d paned tööle, eks, et seal on palju tegevusi, mida saab teha, et esimese 30 päeva jooksul Amazonile näidata, et käive on mõnus
ja sind on vaja reastada konkurentidest ettepoole. Ja kui tõehetk on käes 30 päeva pärast, siis tead, kas sa tahad selle sama segmendiga edasi minna, laiendada värvi, koguse, funktsiooni variatsioone luua või sa tahad testida järgmisi tooteid. Testimine on väga naturaalne, me testime kogu aeg erinevaid tooteideid, me oma tiimis 2 ettevõttega praegu. Igal esmaspäeval istume maas ja vaatame, missuguseid järgmisi tooteid me turule toome. Kuus me lanseerime 1-3 toodet tavaliselt. Nii et me kogu aeg tuleb värsket peale. Me tahame käivet suurendada, me tahame kasumlikke tooteid turule tuua, selle asemel, et jätta nad konkurentidele, me tooks nad ise turule ja see on mega huvitav protsess. Meie igapäevaelu näeb välja selline, et see musta taustaga ettevõte on müüdud. Punane ala oli COVID, me olime kontori kategoorias, sa nägid, et me kasvasime mega ilusasti, tuli COVID peale, rahvas taandus kontoritest, meie käive flatline'is, aga me suutsime ikkagi teha vaatamata sellele Eesti suurima exiti, nii et ma ütleks, see on paras ime, mis juhtus. Nüüd praegused ettevõtted ülemine on 1,5 aastaga reaalne miljoni käive koos, sa näed päris kenad kasvukõverad siin ja alumine ettevõte on natuke noorem, siin me oleme hästi palju testinud erinevaid asju, alles paar kuud tagasi aasta alguses tabasime õige närvi peale ja igakuine miljoni käibe potentsiaal on sellel ettevõttel juba olemas, me teeme juba üle 100 000 kuu käivet, lihtsalt ajalooliselt see ei ole, miljon ei ole veel kokku tulnud, nii et siin on natukene vaja veel oodata. Nüüd tähtis, mis on meie edusaladus ja sinu tulevase edusaladus kindlasti ongi seesama toote ja turu kombineerimine ja see, et sa ühtegi elementi siit ei jäta 2 silma vahele. Toote puhul on väga oluline vaadata, et need otsisõnad, millega sa tooteid üldse leiad, need oleks vähemasti 3-4 sõnast. Kui sa paned Amazoni sisse näiteks naiste teksad, siis see võib olla lihtsalt selline otsingu ja ringi vaatamise otsisõna, aga iseenesest sellistele otsisõnadele sa mitte kunagi ei saa loota, et nad sulle ostusid toovad. Miks otsisõnad on olulised? Sul on vaja nad kirjutada pealkirja, kuulutuse teksti, back-endi, võib-olla pildi allkirjaks on ja kui sa õigeid võtmasõnasid ei tea, siis Amazon ei saa aru, et sa oled õige toode inimeste otsingule vastama ja sul on raske indekseerida ennast sinna kataloogi ära. Nii et tegelikult, ütleme, et kui sa naiste teksade kõrvale paneksid näiteks kollased naiste teksad, siis on ostu tegemise sagedus oluliselt kõrgem kui lihtsalt naiste teksad. Nii et ma loodan, et sa mõistad aukudega kollased naiste teksad. Kusjuures ma isegi ei tea, kas kollased naiste teksad on Amazonis olemas. Ma loodan, et on või äkki ei ole. Et seda oleks huvitav näha, aga sul on vaja omadussõnaga otsisõna. Järgmisena sul on kindlasti vaja teada, kas sul on kompetentsi, et seda toota. Sa ei pea olema doktorikraadiga mootoriõli tootja. Mina mootoriõli tootma ei hakkaks, sest ma keemilisi valemeid ei taha läbi pureda. Mul on okei toota füüsilisi, ma ei tea, käegakatsutavaid mitteohtlikke asju, sa pead endale otsa vaatama, kas sul on bioloogiaharidus, on sul, ma ei tea, oled sa raamatupidamisharidusega, et siis sa jääd ka nendest valemitest ja materjaliteadusest veidi kõrvale. Mina olen täpselt selline, mul ei ole eriteadmisi, aga suur osa meie toodetest meie ümber on tegelikult suhteliselt lihtsad ja kergesti parandatavad. Oluline on vaadata, et käive jaguneb ühtlaselt, sest et siis ei ole tegu ühegi olukorraga, kus on mingisugune patent või mingisugune turutõkke ees. Kindlasti vähemasti 1/6 peab sobima sinu tootmishinnaks. Kui sa seda kätte ei saa, siis lähed edasi järgmise ideega. Sa kindlasti kuulad, vaatad, loed läbi sadade või tuhandete kaupa reviewsid, kui sa oskad AI-d enda jaoks tööle panna, siis AI kaudu küsid ja vaatad, mis on kõige sagedasemad ette toodavad probleemid selle toote puhul. Ja kindlasti me ei lähe mitte kunagi kopeerima turul olevat konkurenti. See on see, mida teevad hiinlased, nad kopeerivad sind, see on täiesti tavaline. Aga kui sina lähed kopeerima, siis sulle ei ole marginaali eelist. Hiinlased võtavad kauba otse tehasest, võib-olla see ongi tehas ja neil on hoopis teine marginaal kui sul, eks nemad saavad müüa soodsamalt. Aga hiinlased on nagu selles mõttes laisad, et nad ei viitsi tooteid arendada.
meie arendame, me saame küsida kõrgemat hinda ja nemad lihtsalt jooksevad sabas meil. Nii et mõnusat review'de lugemist, sealt sa saad kätte oma konkurentsieelised. Ja nüüd mega oluline asi, mida me vaatame turu puhul. Head toodet leida, ma ütleks, et võib-olla suudaks igaüks, aga kui sul turg jääb pihta panemata, siis selle tootega sa kaugele ei lenda. Me tahame olla tasuta klientide silmade all, me ei taha maksta lansseerimise ajal $1000 selleks, et meid üldse keegi kuskilt näeb. Ja see on PPC vältimise taktika. Pay-per-click, reklaam, tavaline nii-öelda reklaamipind, Amazonis on neid müüa. Ja meie seda osta ei taha. Nii et selles mõttes on sul vaja, et sul on orgaaniline nähtavus olemas ja see tekib sul, kui sul on pool lehekülge konkurente, mitte rohkem. Kui on üks lehekülg konkurente, siis see on ka veel okei, aga siis sa pead vaatama, et mis need viimased konkurendid valesti teevad, et nad nii vähe müüvad ja kindlasti neid vigu sealt vältima. Nii kui on mitu lehekülge konkurente, siis tekib sama olukord kui Google'is. Parim koht laiba matmiseks on Google'i teine lehekülg. Ja meie sellesse olukorda sattuda ei taha. Amazonis on täpselt samamoodi. Inimesed ei kliki järgmistele lehekülgedele. Üldiselt statistika näitab seda, et 68% ostudest tehakse lehekülje ülemises osas. Nii et isegi kui sa sinna alla satud, siis üle poole klientidest on sinu jaoks juba kadunud. Me ei taha turu olukorras, et paljudel konkurentidel oleks üle 100 või üle 1000 review. Kui sul on pool lehekülge konkurenti, siis üldiselt seda ei juhtu, aga ma näitan ühte näidet sulle varsti ka, kus näed, et selline olukord võib kergesti juhtuda, summad on magusad, review'de hunnik on mitte magus. Alustamiseks ma soovin, et su suurim konkurent ei tee üle 7000 käivet. Ja miks? Sest need tooted jäävad alla radari. Ei ole näljaseid hiinlaseid, ei ole näljaseid koduperenaisi, kes lapsega koju jäädes mõtlevad, et panevad ettevõtte püsti, on ju. Ei ole karjäärivahetuse küüsis olivaid sellised rabelejaid, kes otsivad, et leiaks mingisugune 5-kohalist käivet tegeva toote, on ju. Et need on üldiselt selline mitteseksikas segment, kus on rahulik alustada, rahulik õppida ja hiljem lähed ja põmmutad 5- ja 6-kohaliste käivetega nii palju, kui ise tahad. Ja oluline on tegelikult vaadata ka seda, et meil ei ole suur osa konkurente hiinlaseid ja meil ei ole suur osa konkurente Amazoni enda basic listingud, seda ma näitan tööriistast, kus sa saad vaadata. Sellepärast, et nendelt on lihtsalt hinnapunktid madalamad ja sul on võib-olla, ütleme nii, et see ei ole päris mingi 10% marginaaliga rahul ja mina ka ei tahaks, et sa oled rahul. Et tore on ikkagi natuke rohkem koju tuua. Praktiliselt edasi mõned tööriistad, mida sa saad kasutada. Üks mu lemmikuid ja lemmikuid sellepärast, et ta annab justkui nagu võtab silmaklapid ära. See esimene valge tulp on Amazoni enda data, mis näitab ära reaalseid otsisõnu, mida inimesed Amazoni sisse trükivad. Ja nüüd sellise Chrome'i laiendiga nagu Amazon Suggestion Expander saad sa kätte ettepoole ja tahapoole kirjutatud otsisõna lisasõnad ja minu meelest on see nagu väga-väga põnev koht vaadata, mida reaalselt inimesed otsivad. Siis Helium 10 annab sulle kätte nende otsisõnade seotuse konkreetse tootega. Näiteks kui sul on, ma ei tea, seesama patsikumm, siis siin Helium 10-ga sa saad põhimõtteliselt kätte selle patsikummi võtmesõnad, mis viivad ostuni. Need viivad ostuni, see on põhimõtteliselt nagu rahalehmad, on, et kui sul need ostuni viivad võtmesõnad on teada konkurentide käest, selles kasutame siis Cerebrot Helium 10-s. Ja siin on tasuta konto võimalus ka olemas, nii et sa ei pea kohe midagi maksma hakkama. Siis kui sul on need ostuni viivad võtmesõnad olemas, siis sa saad neid kopeerida. Ja kui sa müüd samasugust patsikummi, siis sa ei pea leiutama, mis sõnadega sa pead listingut endale kirjutama. Siis mis sa veel Helium 10-st näed? Sa põhimõtteliselt näed ära kogu turu käibe, sa näed ära, mis on keskmine käive konkurentidel, sa saad eelarve malli endale ette, sa saad siia panna oma suuruse, ütleme praegu Nokamütsi näitel on ja saad panna oma müügihinnad, saad ära kätte saada, missugused on Amazoni käitlustasud sinu toote puhul ja üpris kerge on aru saada, kas selle tootega saab raha teenida või ei saa raha teenida. Ja tootearenduse
plokiks on hästi oluline näiteks review downloader. Sa võid lugeda ja klikkida või siis võid alla laadida ja sa saad sagedasti kasutatavad sõnad ja fraasid siit review downloaderist kätte. Nii et see on natuke nagu AI kasutamine. Ja mis rahad meil siis liiguvad, kui meil iseenesest turuinfo vedeleb maas, igaüks just kui saaks tooteid paremaks teha. Tundub nagu lihtne, et vaatame 2 case'i. Kui ma panin sisse chocolate bar, siis sa näed, et siin põhimõtteliselt on siuksed klassikalised asjad, et mingid täissuurused, mingisugused paberid, pakendid, aga kui sul on olemas Amazon Suggestion Expander, siis sa leiad isegi sellised pisikesed võtmesõnad nagu bacon ja šokolaad. By the way, kunagi, kui ma alustasin, siis ma alustasin Amazonis müümist selle mõtte pealt, et üks naine, kellega ma Aasias kohtusin, tema müüs popcorni pitsat, mis oli kaetud šokolaadiga. Nii et see nagu see baconi šokolaad tundus kuidagi praegu põnev võtta siia juurde. Ella, kas sa tahad küsida midagi? Ei, kogemata. Ei ole hull. Nii et vaatame, palju selline väga spetsiifiline toode võiks käivet teha, kas see tundub meile huvitav või ei tundu. Helium 10-ga sa saad kätte käibe ja me näeme, et 1300 kuni 2600 kuu käivet on sellisel tootel olemas. Nüüd, kui sulle tundub, et sa tahad nii pisikeses turus olla, siis sa võid seda teha. Siit me müükidest näeme ära, et sa enam-vähem müüd minimaalselt 2 tükki, 1 kuni 2 tükki päevas või siis siit juba natukene rohkem ka. Ja reviewdega on niimoodi, et ühel on siin alla 100, teistel on nagu 100. Lihtsalt toon näitena sulle ära, et kui mina peaksin valima, siis mulle meeldib tohutult see pisikene üllatav nišš, et bacon ja šokolaad on üldse olemas. Ma arvan, et see oleks isegi äge kinketoode, aga mina ei oleks rahul selle käibega, sest ma ikkagi tahaks koju tuua natukene suuremat portsu. Nüüd aga oluline on märgata ka seda, et kui ma pean tootma näiteks 300 asemel 30 000, siis ma pean ju sinna oma raha kinni panema. Ehk siis mõtle, kui siin oleks näiteks 5 või 7 000 ja siin oleks võib-olla 900, siis see on tegelikult täiesti kinni makstav tootmiskogus ja selles kohas võiks täiesti rohelise tule anda. Nüüd järgmine toode, mis on suurem, Wooden Balance Board. Ja näitan natukene mahlasemaid käibeid. Et tundub just kui Dibens-Dobens, sest kui me vaatame brändi, siis on mitu erinevat müüjat. Kui me vaatame seda, et mis mudelik FBA, siin on tegelikult olemas ka mudel FBM ehk Fulfilled by Merchant, ehk siis sa saad oma laostasju välja saata. FBA on parem, sest et siis on hinnad täpselt sellised, nagu kõigil konkurentidel on Amazoni ladustamisega seotud hinnad. Sa näed ära hinnapunkti, see on päris hea. Kõik, mis on üle 29–25 dollari, on marginaali teenimise jaoks piisav. Kui see on alla, siis 50 sendise marginaaliga ma ei tahaks, et sa toimetad. Ja nüüd, kui sa käibeid vaatad, siis suuremad müüjad teevad siin 250 000, väiksemad teevad 6-7. Ütleks, et see 6-7 on isegi tore. Praegusel juhul ikkagi ma hoiataksin siin selle eest, et päris palju müüjaid teeb päris suurt kasumit. Kui me vaatame, mitu tükki ma peaksin kuus maha müüma, siis 6-7 000 käibega on mul vaja toota 100 tükki kuu käibe jaoks, aga kui ma tahan juba tõsist käivet teha, siis mul on 1000 uniteid selle jaoks vaja. Reitingud on olulised selle jaoks, et ma näen ära, kas mul on toote arendamise potentsiaali. Hiljem ma näitan sulle ühe võimaluse ette, siin on potentsiaali. Meil on lihtsalt üks väike mure veel vaja enne ära lahendada. Ja review'd account'i koha pealt näed, et tegelikult olukord ei ole nüüd nii crazy, siin paljudel toodetel on alla 100 review, aga 100 review'ga tooted on ka olemas, ehk siis kui ma reaalselt ikkagi tahaksin minna siia niši, siis ma ei saa päris minna otsisõnaga Wooden Balance Board, mul on vaja natukene vaadata edasi. Kui ma trükin selle otsisõna sisse, siis tegelikult on väga suur ohukoht. Need tooted on kõik ühesugused, isegi ütleks samat värvi. Ma olen üllatunud, et keegi ei ole tulnud siin helesinise, roosa, valgega välja.
hästi selline naturaalne. Mingid ümmargused on, see on lihtsalt trennitoode, kes teab, aga meie keskendume nendele laste uukujulistele toodetele. Ja see, kui kõik tooted on ühesugused, siis see on tegelikult väga-väga halb. Me ei suuda kuidagi eristuda. Kui sina tuleksid oma samasuguse tootega siia, siis sa ei ole siin alguses, sa oled lõpupoole. Näitan sulle seda seisu. See seis ei ole hea, sest et kõik need laste balance board'id on kõik naturaalset tooni, kõik ühesugused. Ära pane tähele siin neid ümmargusi või neid surfilaua omasid, sest seal on natukene teised keywordid, aga need uukujulised, nad on kõik ühesugused. Nii et avaleht on täis. Mis me siis teeme sellises olukorras, kus avaleht on täis? Mul on vaja edasi kaevata. Mul on vaja täpsemat otsisõna kui wooden balancing board. Mul on vaja siia juurde mingisugust omadussõna. Kas ta on värv, suurus, materjal, funktsionaalsus, komplekteerimise võimekus, tulepidavus, veekindlus, venivus, mingi materjali erisus, kombinatsioon, neid asju on nagu hästi palju. Ja kui ma Helium-10-ga otsin, et mis võtmesõnu nende toodete puhul üldse kasutatakse, siis ma leidsin, et vilt on üks materjal, mida inimesed reaalselt otsivad, sellepärast, et review'des tuli välja, et põrandad on kraapitud ja nad vajavad midagi, mis säästaks nende põrandaid kraapimisest. Ja järgmisena mul on tegelikult oluline teada saada ka, jah, ma leidsin selle omadussõna ülesse, aga kas see üks omadussõna toob piisavalt palju silmapaare minu tootele, ehk siis mul oleks vaja umbes 300 inimest kuus, et ma teeksin vähemasti ühe müügi päevas, mis on alustamiseks väga-väga okei koht, kus alustada. Ja sa näed, et kõik need, mis on seotud vildiga, ma sulle võtsin Helium-10-st välja, filtreerisin välja, otsingut on ligi 500, ehk siis kõik otsisõnad, mis on üldised ja seda vilti ei sisalda, seal on kõik need teised tooted. Mul on vaja seal ju PPC-ga konkureerida. Ma ei saa tasuta nähtavad olla. Aga kõik, mis on vildiga seotud, seal tooted ei ole väga palju ja seal ma saaksin olla tasuta, ilma reklaamita nähtavad ja mul on siin piisavalt silmapaare. Lahenduskäik toote arendamiseks on siis järgmine. Et kuna enamik tooteid on 4,5, enamik klient olid pahased, et põrand on kriimustatud, siis see tuli review'dest ja küsimustest välja. Veel tuli välja, et toode praguneb. Nii et pragunemise kohta ma ütleks, et puittoodetel sa ei saa väga palju midagi teha, sest õhuniiskuse tasemed erinevad kontinendilt kontinendile. Kui sa toodad Aasias, tassid USA-sse, külma, kuuma kliimasse, siis see on force majeure. Aga sa saad teha kriipimisega midagi. Sa kleebid siia vildi põhja alla ja turul on juba olemas üks müüja, kes selle uuenduse ära tegi. Tema teenib $43,000 käivet. Ja ütleme nii, et on päris hea benchmark ette pannud. Sel hetkel, kui ma sulle seda slaidi koostasin, siis teisi selliseid konkurente polnud. Võib muidugi nüüd tekib juurde, sest et ettevõtjad alati vaatavad, mis turuuendused turule tulevad. Aga täpselt niimoodi toote arendamine käibki. Sul on vaja võtmesõnasid, et inimesed otsivad. Sul on vaja review'sid, et aru saada, mis on halvasti. Ja siis sul on vaja reageerida selle peale. Ja kui sul on 1-2 konkurenti juba ees, kes on teinud neid uuendusi, siis sa tahad midagi juurde lisada. Ütleme nii, et meil on siin 4-5 konkurenti on sellise tootega juba ees, siis ma läheks näiteks värvi muutmise peale, teeks näiteks valge, teeks roosa, teeks helesinise. Emad-isad ikka kuidagi on trigerdatud soo spetsiifilistest värvidest ka, et ma leian selle oma ostjaskonna kindlasti ülesse. Ja olen valmis võtma sinu käest küsimusi. Hea meelega vastan kõigele, mis sulle siit veel üles segaseks jäi. Kui sa tahad meie kogukonda tulla ja päriselt oma igapäevases elus tegutseda igapäevaste asjade paremaks tegemisega, siis oled tiiva alla teretulnud Amazoni koolis. Skänni endale see kood siit. Sa saad tasuta kaasa Ambition konverentsi pileti. Ja oleme ühtlasi ka Eesti Töötukassa koolituspartner. Ehk siis, kui sul on juba ettevõtte olemas või sa oled töötuna registreeritud, siis küsi lisa. Selle kaudu saan siin ka oma
tiiva alla võtta. Nüüd, et teadmisi kinnistada, siis saad täna õhtul meilile lisatoototsingu õpetuse. Et käin sinuga koos läbi A-setini, kuidas reaalselt, kus ma selle võtmesõna saan, mismoodi ma otsingud kokku panen, kuidas ma hindan, et turg on hea, et toode on hea, kuidas ma hindan seda, et ma suudan ära toota õige hinnaga, see on mulle sisse salvestatud sulle hilisemaks vaatamiseks, kui su pea juba liiga palju ei kärsa. Ma loodan, et ei kärsa. Nii et hea meelega võtan nüüd sinu küsimused ette. Ma loen nad ette. Vau, nii ägedatest väikestest kohtadest kuulate. Nii, Kristi ütleb. Otsin oma esimest toodet. 5 toodet on esilehel, aga selle toote otsingu sõna ühes kuus on alla 100. Samas nendel 5 müüjal on revenue 5000, 5000, 3000, 2000 ja 1000. Tootjad enamus on USA-s. Toode pole midagi erilist, lihtsalt suunatud väga kitsale nišile. Review'de count on paarisaja ringis. Tootega saab erineda vaid disaini poolest, funktsionaalsusest mitte. Kas tasub minna oma tootega turule? Kuidas toote nimeline keyword on väike, samas tooted ostetakse paarisaja ringis iga kuu? Kuidas on see võimalik? Jah, kõik mingid väga sensi, kohe vastan sulle. See on väga hea turuolukord, kui sul on 5 konkurenti. Kui sa saad eristuda disainiga, siis vaata, et sul ei oleks tegu plastikust tootega või siis tootega, kus on vaja väga sellist eraldi moldi vormi teha, sest see võib sulle maksta 4-5 kohalisi summasid. Kui sa saad disainiga eristuda, ma ei tea, kas trükiga, kangaga, mingisuguse logo põletamisega või mingi muu tehnikaga, siis on oluliselt odavam ja kindlasti vaata seda. Disaini võiks ära valideerida enne, kui sa lähed turule. Selleks me kasutame Bigfoo keskkonda. Võid kasutada ka Facebooki erinevaid kogukondi, võid otsida mingeid gruppe, ma ei tea, kassiarvastajad on ju, et kes aitavad sul siis ära valideerida, et hei, et kirjutad sinna, et hei, et ma tahan valida endale nende toodete seast ühte, mis sulle tundub nagu hea, sa ei ütle, et sa toodad seda. Paned sinna konkurendi, paned enda oma, paned kellegi veel ja siis vaatad, miks inimesed põhjendavad ühe või teise toote kasuks oma otsuseid ja sa saad sealt oma tugevad ja nõrgad kohad kergesti kätte. Käived, mida su konkurendid teenivad, on väga hea. Mulle meeldib, et see turuolukord on niimoodi, et jaguneb kõigile, need on väikesed käibed, seal ei ole tihe konkurents, sul ei teki üleöö seenejadana sadu konkurente juurde, sest et suured näljased tegijad ei viitsi tegeleda selliste toodetega, aga õppimise jaoks on meil see väga-väga oluline. Et meil on rahulik turuolukord, nii et selle koha pealt 5+. Review'de count on 100 kandis, mis on väga hea, meil ei ole 1000-ga siin ees. Kui sa tuled turule, siis sul ei ole ühtegi review'd. Review'de arv ja keskmine hinnang on kõige suurem konkurentsieelis väga sageli meil. Ja kui sul on, kui on 100-sega konkurendid ees, siis sul on võimalus jõuda järele või vähemasti samasse klassi. Nii kui sul on juba 20 review'd, siis tegelikult ei ole vahet, kas sul on 20 või 100. Inimesed juba vaatavad, et piisavalt palju inimesi on kiitnud su toote heaks. Siin on muidugi sinu töö nüüd oluline, et sa tegeled näidistega, et sa tegeled heade toodete tehaste leidmisega. Seda kõike ma saan sulle õpetada Amazoni koolis, kui sa kuulad ja mõtled, kuidas see kõik käib. Meil on 40 tundi koolitust, et see ei ole päris siuke, et pool tundi vaatan ja siis oskan, et 40 tundi on kõike seda. Ja kui sa oskad toodet hästi arendada ja toota ja valida tehast, siis 4,5-5 review'd kindlasti tulevad ka. Disainiga kindlasti eristu. Üks koht, kus sa saad veel eristuda, on frequently bought together. Võib-olla sinu tootega saab kaasa panna mingi kinnituskleepsu, mingi konksu, ma ei tea, võib-olla sa saad isegi tekitada eristuvuseks selle, et sinu oma on kinkepakendis, äkki see on kingitav toode, ma ei tea, buyer personast ma vaataks, kas ostja on pigem naine või mees, pakendi disaini sa saad selle järgi juba timmida, et sinu conversion ehk ostu tegemise sagedus oleks sinu tootele suurem kui konkurentidel. Hästi-hästi palju infot vedeleb maas. Ja kuidas on võimalik see, et otsingud konkreetsetele keywordidele on väikesed, aga konkurendid teevad ikkagi üle 5000 käivet?
See on sellega võimalik, et need üksikud väga konkreetsed keywordid, mis sa leidsid, nad ei olegi ainukesed, mis müüke teevad. Igal tootel on tegelikult, no ma ütleks minimaalselt 20, maksimaalselt 100 võtmesõnasid, mille kaudu inimesed toote üles leiavad ja ostu ära suuritavad. Kõik need võtmesõnad on võimalik kätte saada Helium 10 abil, kui sa kasutad tööriista nimega Reverse ASIN Cerebro. Ja see on üks töövahendid, mida me igapäevaselt oma tiimis kasutame. Ehk siis sa saad kätte kõik konkurendi võtmesõnad, otsisõnad, millega tema toodet otsitakse. Ja läbi selles on võimalik ka üldised keywordid toovad müüke ja kuna üldiseid on nii palju, siis kokku tulebki piisavalt. Aga ma tahan, et sul on neid konkreetseid, väga spetsiifilisi, ainult sinu toodet kirjeldavaid asju, omadussõnaga siis, on vähemasti 300, et siis sa saad garanteerida, et sa ei pea konkureerima mingisuguste suurte rasvaste müüjatega BBC reklaami osas, mis on kindlasti tehtav, lihtsalt mitte alustades. Nii, küsid veel edasi. Kui ainult disain on tootemüügi argument, siis kas tasub teha toodet? Funktsionaalsust kahjuks muuta ei saa. Me ostame väga palju silmadega, me ostame väga palju emotsiooniga, me ostame väga palju vahemikus 25–59 on emotsiooni ostu tegemise koht ja siin väljanägemine on üks olulisemaid asju, nii et see on ostu tegemises hästi oluline, aga sa pead ära valideerima, et kas sinu idee läheb peale ameeriklastele, sest see ei pruugi üldse niimoodi olla. Kui teil on veel küsimusi, siis julgelt tõsta käsi või pane küsimus siia chatti ja ma hea meelega aitan sind edasi. Kristilt veel, täpsusta palun keyword counti, kas count 500 on siis erinevate võtmesõnade peale või peaks üks keyword seda tooma? Erinevate võtmesõnade peale on täiesti piisav. Sest kõik need üldised võtmesõnad, mis sul on, nad toovad ju lisatraffikut juurde, lihtsalt, et sa ei saa arvestada sellega, see on boonus, aga sa ei saa arvestada. Sa arvestad ainult väga konkreetsete head omadussõna sisaldavate keywordidega, mis räägivad täpselt sinu tootest, ehk siis näiteks kollased naiste teksapüksid aukudega. Hästi konkreetne. Selle otsisõnaga keegi ei otsi punaseid. Või siis on näiteks venivad teksad XXL suurusele. Sellega keegi ei otsi mingisuguseid, ma ei tea, nagu peenikesi ja klassikalisi, et sul on see karakteristika sinna juba sisse kirjutatud. Erko küsib, kas me kasutame ainult Hiina tootjaid? Ei, me oleme teinud ka Indoneesiast, me oleme sourcinud erinevatest kohtadest. Täna meie 2 uue ettevõtte tootjad on Hiinas ja see on sellepärast, et nad väga-väga hästi teavad, mida nad teevad. Asi pole ainult tootmises, asi on ka logistikas. Ühe suurima rahalise kaotuse pidime me vastu võtma sellepärast, et me tootsime Indoneesias sisekujunduse elemente puidust. Ja meie konteineri dokumendid olid vormistatud valesti, kuna Indoneesias tolli formaalsused Amazoniga seoses ei olnud meie partneritel nii käpas ja kuna seal olid mingisugused väljad valesti täidetud, siis Ameerika toll ei võtnud kaupa vastu, ütles, et saatke tagasi kaup Indoneesiasse, tehke paberid korda, siis saatke uuesti Ameerikasse. Loomulikult sellise tegevusega igasugune marginaal kaob ja siis me põhimõtteliselt lasime kaubast lahti, me ei deklareerinud seda ära, ta jäi lattu vedelema ja ilmselt nad siis müüsid, ma ei tea, dollaripoodidele meie tooted maha, et meie sellest kaubast rohkem midagi ei tea. Jäime ilma, aga ilmajäämine oli odavam kui tagasi saata ja siis uuesti tagasi saata. Priit küsib, mida sa pidasid silmas, kui ütlesid, et käive peab jagunema ühtlaselt? Kas kuude lõikas ühtlaselt, et ei ole hooajakaup või midagi muud? Ja, siin on Priit 2, sa kusjuures väga hea küsimus, sa küsisid praegu mu käest. On tõepoolest see, et me tahame, et hooajalisus ei mängi väga suurt rolli. No sa võid panna kas või Google Trends'i sisse jõulukuusk ja sa näed, et hüppab üles, hüppab alla. Jõulutooteid hakatakse tootma ja shippima juba augustis.
Kui sa alustad, siis on see liiga keeruline masinavärk, et saada kõik tähtajad ja asjad paika. Me kindlasti ei taha alustades teha hooajalisi kaupu ja me samamoodi ei taha, et kui meil, ma ei tea, need samad kollased naiste teksad, et üks bränd ainult võtab kõik müügid endale. Ta on siis teinud kas mega tugevat turundust ja inimesed tõepoolest on bränditundlikud või on tegu mingisuguse IP kaitsega, ehk siis kas sul on mingi trademark, kas sul on patent, disainipatent, funktsionaalsuse patent ja turg näitab ära, et mingil põhjusel kõik raha läheb ühe ettevõtja taskusse. Kui sul tekib turgu uurides selline olukord, siis guugelda, vaata Instagrami, vaata Facebooki, mida see konkurendi bränd seal teeb. Kas tal on väga põhjatud turundustaskud. Alati sa saad lihtsalt Google'isse panna, praegu ma teen küll nalja, aga kollaste teksade patent ja sa saad teada, et kas see patent on kellelegi väljastatud või on midagi ligilähedast. Nii et me tahame, et meil palju konkurente teeb head käivet, palju, 5-10 konkurenti teeb käivet ja see käive ei ole hooajaline. Väga hea küsimus, aitäh sulle. Kui on veel küsimusi, ootan 1 minuti, hea meelega vastan. Kui ei, siis 3. juunil tahan sinuga kohtuda Ambition konverentsil, kuhu tulevad maailma tipptegijad oma edulugudest rääkima. Seal ei ole mitte ainult miljoni käibetegijaid, vaid 10+ miljoni käibetegijaid, ettevõtjaid üle maailma. Meil on üle 10 praktilise õpetuse töötoa, kus me õpetame erinevaid töövõtteid, et sa saad oma ettevõtte kiiresti püsti panna. Ja olen ise seda päeva läbi viimas. Me alustame tegelikult juba 1. juunil tutvumis selliste eventidega. Lähme karti sõitma, oled väga oodatud, sööme Oldehansas keskaja dinnerit, kokteilikoolitusel oleme, vaatame, äkki saame sauna teha veel ka ja laupäeval siis tegeleme juba täistuurides uue ägeda info sissevõtmisega. Aitäh, et sa osalesid ja loodan sinuga kohtuda konverentsil. Mõnusat õhtu jätku!